Kas võib öelda, et enam ei pea Ameerikasse unistusi otsima minema, vaid nüüd on Ameerika unistus jõudnud infoautosalongi? Täpselt nii, et täna saame siis öelda välja, et lisaks Euroopas enim müüdud kastikale Ford Rangerile on jõudnud infoautosse ka ametlikult kohale maailmas enim müüdud kastiauto F-150. Kui me siin saalis natuke ringi vaatame, siis valik on äärmiselt lai, et mille poolest need kastiautod erinevad võib-olla esmapilgul vaatad, et kõigil on kast ja nagu ei olegi justkui midagi? No see on ühine nimetaja, neil kõigil on kast, jah. Et erinevus on see, et me müüme täna siis ametlikult Eestis F-150 4 põhimudelit nimetustega XLT, mis on see nii-öelda kõige alustavam, edasi tuleb Lariat, siis tuleb Limited ja siis muidugi see kõige uhkem ja kõige häälekam siis Ford Raptor. No nende nii-öelda Ameerika autode ja nende kastiautodega on alati jäänud see mulje, et need on ju tohutud kütuserööblid, et see on, paneb kütusepaagi täis ja sõidad koju ja ongi juba tühi. No siin saab kahtepidi vastata, et ütleme, eks tehnoloogiad on edasi arenenud. Kütusekulud ei ole päris need, mida inimesed ilmselt täna peas mõtlevad. Siin üks valikus olev mudel, mis on Limited, on varustatud siis full hübriid tehnoloogiaga, ehk siis 3,5 liitrine bensiinimootor V6 turboga, mida siis toetab ka elekter. Ja selle ametlik tehase poolt välja antud keskmine kütusekulu on 9,8 liitrit 100. No kellele need kastiautod üldse mõeldud on? Minule lihtsalt need tohutult meeldivad. Ma saan aru, et seal sees on ka nii palju ruumi, et põhimõtteliselt nagu võtta nagu kodukontor. No F-150 on see lugu jah, et ta on võib-olla Euroopa ja Eesti teede jaoks kohati võib tunduda liiga suur, samas olles ise sõitnud nendega täna. Kõik on peas kinni, et väga mugav sõita, suur auto ja samas tekitab väga palju emotsioone, nii et muud ei oska öelda, tere tulemast siia ja proovisõidul autod on meil olemas, saate ise teenida. Mõtlengi, et siin on 4 erinevat varianti, ma saan aru, üks asi on hind, aga mida võib-olla veel peaks silmas pidama? No see ongi siis enda soovid ja valikud, et kas siis otsitakse pigem sellist luksuslikumat pereautot, mis ei ole ka kindlasti F-150 puhul kõrvale heitetud versioon, et hakkab ta XLT-st, mis on selline väga lihtne, no ütleme, ta ei ole väga lihtne, ta on tegelikult suhteliselt hästi varustatud auto juba, aga sealt edasi saab ainult ülespoole minna, nii mugavuse, sõidu omadustega ja siis ka varustatuse poolest. Et kui see arvamus on, et see on selline tööauto, siis tegelikult seal on sõiduauto mugavus? Absoluutselt mitte, ei ole ta enam ainult tööauto. Tal on küll tööauto võimekus, aga samas on tal ka pereauto võimekus olemas. Et nagu me nägime, siis neid autosid oli 4 tükki. Ja meie võtsime siis seekord, no me oleme alati läinud ju metsa ronima selles mõttes, et tahaks kuskil mullase sukerdada, aga ma tahaks ükskord nagu sõita nende kõikide vingete nii-öelda metsakatega, aga sellise nagu luksversiooniga. No ja nagu siin on, käigukang tuleb kuskilt nupuga välja ja lähed autosse sisse, sul sõidavad astmelauad välja. No siin on ühesõnaga, siin on seda ameerikalikku luksus nagu kogu raha eest, et me selles mõttes panime paika. Ma vannun, et suuremat autot nii kõrval kui juhist me koha peal mina varem näinud ei ole. Istunud ei ole vähemalt. See on tõesti nii suur auto ja nii avar kuidagi, et kui sa vaatad, istud siin sees, siis see ukse aken on kuidagi nii mõnusalt madal, kõik need panoraamkatus ja see, et sa istud nii kõrgel, et siin linnas sõites vähe sellest, et see mugav on lihtsalt nii harjumatult suur, et sa kogu aeg muretsed selle pärast, et ega see mõnele autole nagu üle ei hakka sõitma, sest need väiksemad autod tunduvad siin kuidagi eriti väikesed veel selle auto puhul, aga tõeliselt mugav on. Ja kui alguses ma seda autot käivitama hakkasin, siis ma mõtlesin, et mul ei läinud auto käima, sest et häält ei teinud, sest kui sa istud sellises autos, siis automaatselt ootad seda V6 sükest mõnusat podinat, siis tuli välja, et muidugi see on ju hübriid, aga muidugi see hea hääl tuli lõpuks järele ka, nii et see ei ole kuskile kadunud. Et ma enne vaatasin, kui te seal seda varustustaset vaatasite, neid A4-sid oli seal nagu ikka mitu. Et siin on kõik olemas. Et võib-olla mõned sellised asjad, mida nagu tavaliselt autode lisades ei ole, näiteks sa saad omal neid pedaale reguleerida elektriliselt ja alumiiniumkere. Et minu teada varem ei ole olnud nendel kastikatel, vähemalt Ameerikas on alumiiniumkere, aga Eesti kliimaga arvestades kõigil selle 4 mudelil on alumiiniumkere. Ülioluline.
ja ma arvan, Aagise sõpradel on ilmselt, mina vähemalt ei teadnud küll veel, et ühelgi autol oleks sellist varianti, et seda, et sa saad nagu autot, nii et ta automaatselt pargib, on ja seda on nagu paljudel autodel, aga et kui sul on haagis taga, siis ta suudab aru saada ka, et kui sul on haagis taga, et ta pargib sind koos haagisega ära. Et ma arvan, et sellist autot haagisega isegi mina parkida, ma arvan, mul läks ka ikka päris kaua aega, kui seda hakata proovima kuskile parkimiskohale tagurdada. Tead, võtame kokku, et tegemist on maailma kõige populaarsema kastikaga. Ameerikas on üldse kõige populaarsem autokastikas. Ma olen seal väga palju käinud, neid väga palju näinud ja ma kinnitan sulle ühte asja, et ka siin on taga selle nii-öelda siis luugi peal, saad lauda saagida, tollid on peale sulle pandud ja saad sinna pitskruvi kinnitada ja mõnusasti sisse astuda. Aga ka Ameerikas sõidavad nad tühjana. Lihtsalt kastikas on selline elustiili auto. Ma arvan, et ega siin ka teda väga keegi tööautoks endale ei osta, milleks ta muidugi päris algselt ikkagi mõeldud on. Jube vaikne. Me oleks pidanud ikka selle Raptori ikkagi võtma siis, aga ma arvan, et me ei oleks siis rääkida saanud. See on ka, jah. Ta on vaikne ja mis nagu veel on äge, ta on ökonoomne. Et sa selle kastikaga ju ilmselt paljud mäletavad, kuidas sa panid kütust mingisuguse X summa eest. Jah, tuli isegi kustu ära. Et selles mõttes on jah, ökonoomne on ta ka, mis on nagu ka kihvt, et selline suur masin, aga samas on väga ökonoomne sõita sellega. Ei olegi rohkem midagi rääkida, tuleb proovima tulla. Mis on üks asi, ma ikkagi juurde ütlen, et see on, peate sellega arvestama, et kui te tulete proovima seda autot, siis võib juhtuda niimoodi, et 2 nädala pärast on teil Saksamaalt auto siin. Need autod on ühes varustuses, siin ei ole nagu mitte midagi juurde panna ja see annab ka nagu selle positiivse efekti, et miks sa pead autot kaua ootama. No sa tahad, ma ei tea, seda vidinat, seda on ju. Sa ei osta nagu Lego, vaid sa ostadki nagu komplekti terve auto ja sa saad selle kätte, no alla kuu aja on sul see auto käes. 2 nädalat pakutakse. Vot nii. No kas nagu naerab?